Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, 29. august, mis on meil augustikuu kõige viimane esmaspäev ja kõige viimane nimetatud digisaade on teiega. Täna oleme stuudios meie ja Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa. Räägime, vaatame tagasi, mida nädal on meile toonud ja pakkunud. Räägime uudiseid metaversumi maailmast, metast ehk siis vanasti ajast Facebookist, mida ootamatud muudatused seal juhatuses tähendavad, kuidas populaarne paroolihalduri tarkvara langes rünnaku alla ja kuidas Apple teatas, et neil on üks suur üritus tulemas, millal ja mida sealt oodata võib. Vaatame, iskame pilgu peale ja siis saate lõpupoole kutsume endale ühe külalise inimese, kes naudib, on väga rõõmus oma uue Starlinki internetiühendusele. No nii, vaatame, mida siis augustikuu viimane nädal, viimane täisnädal, viimane koolieelne nädal meile tõi. Ma saan aru, et sa vaatasid, mis segadused saadavad metaversumi saagat. Väga keeruline on ju. Aga las ma küsin su käest, seleta ära oma sõnadega. Mulle ja kõigile kuulajatele, mis asi on metaversum? Ohohoo, panen nüüd kuumale toolile ka. Jaa, absoluutselt. Ega tõmmates, et ükskõik mis sa ütled, see on okei. Ma võin juba ette öelda. Aga proovi, et mismoodi sina oled sellest aru saanud, kui sa üldse oled? Jaa, no vaata, ma arvan, et kui meie jutu kontekst algab Facebookiga ehk metaga, siis nende jaoks metaversum peaks olema mingisugune uus suhtlusplatvorm, mis ei ole veebileht või mobiiliäpp, vaid midagi, mis on visuaalne ja sellepärast sarnaneb 3D ruumiga liitreaalsus või virtuaalreaalsus või midagi sellist. Et see on siis see metaversum, millest räägib ilmselt Zuckerberg. Ja see tundub olevat ka suhteliselt tavapärane selline metaversumi definitsioon, et tegemist on 3D maailmaga, 3D sellise keskkonnaga. Ja eriti tore on, kui need keskkonnad on omavahel ühendatud ehk nad oskavad omavahel rääkida või mingis mõttes sa saad nagu asju ühest keskkonnast teise üle kanda, eks, et ta on nagu pildi sisse minek mõnes mõttes või nagu internetilehe sisse minek, eks, et selle asemel, et sinuga ma siin vaatan sinu videopilti, me justkui äkki istuksime ühes ruumis või ma isegi ei tea, kuhu me nagu jõuame, et selle asemel, et me võib-olla loeme, ma ei tea, Delfit või midagi, et siis me kuidagi läheme sinna nagu sisse. See asi on nagu 3D maailm ja võib-olla ma saan seal hängida teiste Delfi lugejatega ja midagi kommenteerida või võib-olla mida ma küll teha ei tahaks läbi Ukraina lahingu tandri kõndida nagu 3D mängus, ma ei tea ja tegelikult ega keegi täpselt ei tea, sest ega väga palju seda metaversumit ju nagu olemas ei ole. Ma saan aru, et on hulk inimesi, kes on väga suurde elevusse sattunud Fortnite'ist ja leiavad, et Fortnite on metaversum, sest see on 3D keskkond, kus väga palju inimesi käib ja kus nad oma aega veedavad ja kus toimub lisaks mängimisele ja nii-öelda sellele tulistamise poolele toimub ka ikkagi üht-teist sotsiaalset, seal on kontserdid, mõnede maailma suurte staaride kontserdid olnud aga päris metaversum ta siiski ei ole, sest täna me ikkagi vaatame teda oma arvuti ekraanilt ja parem oleks, kui me vaataks seda läbi mingi virtuaalreaalsuse prillid, et meil on ikkagi päriselt tunne, et me oleme seal sees ja teine asi, et ega sealt Fortnite'i maailmast jällegi teistesse sarnastesse maailmadesse väga palju nagu välja midagi ju ei lähe, eks, et on suletud et ma võin sulle e-maili saata näiteks või kas või copy-paste ida midagi ühest aknast teise, eks ole, et need maailmad nagu 2D interneti maailmas suhtlevad omavahel või ma teen ühe foto ja ma võin selle foto üles laadida 10 miljonisse erinevasse keskkonda ja see on ikka sama foto.
et mingid standardid on olemas, aga noh, need Fortnite'id ja ma ei tea, mis iganes Robloxid ja mis need muud maailmad täna on, et nad ju ikkagi omavahel nagu ei suhtle, aga see mõte jah on see, et see on nagu selline 3D keskkond, kuhu eelistatavalt sa lähed ikkagi virtuaalreaalsus prillidega ja mitte ainult mängima, vaid võib-olla meelelahutust, ma ei tea, kohtinguid, koosolekuid, tööasju, kõike just nagu tegema. Ja sellest ju väga palju täna midagi olemas ei ole. Aga on teatud hulk firmasid, kes rabelevad rohkem kui teised, et sinna jõuda ja üks nendest on endine Facebook, mis kannab nime praegu Meta. Ja nende see selline 3D Facebook või see, kuhu sa saad siis Facebooki sisse minna, see kannab nime Horizon Worlds, oli Worlds või World, ma nüüd võib-olla ei olegi nii tähtis, Horizon Worlds ja seal on mitu asja nagu juhtunud tegelikult viimase siin nädalakese jooksul. Esiteks postitas Mark Zuckerberg ekraanipildi, mida inglise keeles nimetatakse screenshotiks, iseendast seismas siis seal 3D maailmas Eiffeli torni ja vist ka La Sagrada Familia kiriku kuidagi ees. Mis on mõlemad väga äratuntavad objektid on ju, ja Eiffeli torn Pariisis, Sagrada Familia Barcelonas ja mõte oli siis selles, et Horizon Worlds on nüüd siis saadaval nii Prantsusmaal kui Hispaanias. Ja et see oli selline nagu reklaampostitus, aga tema enda see selfie ei olnud ju mitte temast, vaid tema sellest 3D kujukesest selles Horizon Worldsi virtuaalmaailmas ehk metaversumi Zuckerbergist ja see nägi välja suhteliselt jäle. Ja mitte isegi jäle, vaid väga nagu kehval graafilisel tasemel. See on lame, hästi kahemõõtmeline, hästi lame multifilmi tegelase selline surnud silmadega, selline plassnägu ja siis inimesed hakkasid kõvasti nalja tegema selle üle internetis, igast meeme tehti ja Snapchatis kõvasti ja mujal ka. Ja siis selle peale Zuckerberg postitas mõne aja pärast järgmise pildi, kus tema nägu oli ikkagi selline multifilmi nägu, aga parem. Selle esimese versiooni kohta üks inimene kirjutas, et isegi teletupsude mäng PlayStation 1 jaoks nägi parem välja kui Zuckerbergis see pilt seal virtuaalmaailmas. Oled sa seda pilti näinud, see on tõesti see oli väga üliprimitiivne. Hästi primitiivne. Et see oli siis nagu üks asi, mis juhtus ja selle peale Zuckerberg siis ma arvan, et need asjad olid kõik enne ju kuidagi kokku lepitud ja tehtud, aga sellele järgnes see, et tagasi astus Meta ehk siis Facebooki Horizon Worldsi VR platvormi juht põhimõtteliselt, Facebooki asepresident Vivek Sharma lahkus suhteliselt ootamatult ametist ja tundus üldse, et ka tehnoloogia valdkonnast või vähemasti see teade kuidagi sellise mulje jättis. Ja kolmandaks Mark Zuckerberg käis esinemas Joe Rogani podcastis, et Joe Rogan on Ameerika kas kõige populaarsem või üks kõige populaarsemaid podcastereid, kes teeb selliseid 2-3 tunniseid saateid. Ja see Zuckerbergi saade oligi mitu tundi ja seal ta proovis kõigile maha müüa ideed sellest, et tema Horizon Worlds on ikkagi nagu väga kihvt ja tuleb ja seal ta rääkis ka uuest peakomplektist, mis peaks tulema oktoobris välja. Ehk siis virtuaalreaalsuse peakomplekt või see kopsik, mis pähe käib ja sellel on teatud hulk edasi jõudnud või selliseid advanced omadusi. Näiteks suudab ta jälgida ka oma kasutaja nägu, ehk siis seda inimest, kellel see kopsik parasjagu peas on, ta suudab, need kaamerad on sissepoole, et ta näeb, kus su silmad vaatavad, ta näeb väidetavalt, kas sa naeratad või mis nägusid sa teed, et ta nagu tõlgib seda sinu selliseid näoilmeid või näolemust paremini metaversumi keskkonda ja sa näed seal inimlikum välja. Võib-olla Zuckerberg juba kandiski seda uut komplekti, aga ta on lihtsalt ise nii ilmetu näoga. Ei tea, aga samas need pildid, mis ta postitas, on ikkagi väga erinevad, et üks see, mis ta siis päriselt seal keskkonnas oli ja teine, mis ta ütles, et tuleb varsti. Aga samas ega pilte me võime joonistada sinuga ka, eks ole, et omaette küsimus on see, et mis on selline väga kõva tehniline pähkel ikkagi, et kas see kopsik, mille sa endale pähe paned, kui kõva graafikajõudlus sellel masinal nüüd on,
et kui realistlikku pilti ta suudab näidata, sellepärast et me teame, et kui sul on teleka all PlayStation 5 või nagu mul on laua all väga suur lauaarvuti, eks, kus on 3 ventilaatoriga väga suur graafikakaart, siis see suudab väga täna ikkagi ma ütleks juba päris elutruud 3D pilti võluda ekraanile. Aga see asi võtab, ma arvan siin 800 patti voolu, võib-olla isegi võtab rohkem voolu. Ja PlayStation 5 on väga suur ja raske seade ja ventilaatorid sahisevad, sest kogu see asi tekitab hästi palju temperatuuri, eks, hästi palju kuumust ja nüüd kujuta ette, et sa peaksid piltlikult öeldes minu lauaarvuti või PlayStation 5 endale pähe venitama. Et see on tehniline väljakutse on ülisuur, kuidas me paneme selle väikse seadme seda pilti genereerima, mis oleks elutruu ja kuhu kõik see kuumus läheb. Ja täna ei ole ka tegelikult nagu lahendus sellel ei ole ja saab näha, mida see Facebooki või Meta uus peakomplekt teeb, aga füüsika ikkagi tuleb mingil hetkel ju vastu, eks, et palju nad seda imet teevad, ma tahaks huviga näha, ma ei ole nagu ma olen natuke skeptiline, ma ette ei naeruväärist, aga siin on oma põhjused, miks ma sellest ka nagu väga palju ei julge oodata. Ja sul on õigus ja samas on see veel ka selline väga kõva gambiit või risk ehk et kas selle laiema leviku takistuseks on tehniline võimekus, et kui nad nüüd suudavad peakomplektiga teha nüüd see aasta või järgmine aasta mingi läbimurde, et sul on võimalik kanda realistlikku pilti tootvat peakomplekti. Kas see tagab, et me kõik oleme nõus istuma seal virtuaalreaalsuses või tegelikult see on piiranguks jääb ikkagi see, et me ei taha olla ära lõigatud oma ümbritsevast päris maailmast ja ainult seal, ehk siis võib-olla see on nii kerge, äge, mõnus on see peakomplekt, et tead, mul on praegu siin 15 minutit vaba aega, ma lähen hüppan sinna jälle sisse, et ma nagu ise tahan sinna minna. Aga mina ei ole veendunud, Zuckerberg võib sellest rääkida 3 tundi Joe Roganile, aga ma arvan ikkagi, et see on selline risk gambiit ehk me keegi ei ole veendunud, et ainult aeg näitab. Ja puht tehniliselt mulle, kui ma täna peaks kihlvedusid sõlmima, et siis ma pigem julgeks vedada kihla selle üle, et see peaseade ei hakkagi kunagi eriti mitte midagi ise arvutama, vaid et ta nagu need mängustriimimise teenused on, eks, et kus kõik see 3D tehakse ära ikkagi kuskil serveri farmis ja ainuke asi, mida see seade siis teeb, on põhimõtteliselt näitab seda sulle ekraanile. Sest seda ma ikkagi ei suuda nagu ette kujutada, et lähemal ajal, ütleme siin lähemate aastate perspektiivist need kiipide jõudlus läheks nii heaks ja tehnoloogia läheks nii heaks, et kogu seda sellist äärmiselt tõetruud kiiret 3D-d õnnestuks teha inimese peha küljes ja kõik need jahutusprobleemid ja kõik nagu energiatarbe probleemid ja kõik sinna juurde, aga seda, et seda nagu hästi kiiresti striimida kusagilt, see on iseenesest ju küll tehtav, ta on juba täna tehtav, kui sa oled kodus Wi-Fi's, ei ole nagu probleemi, et ma pigem arvan, et nad mingil hetkel lähevad sinna poole, aga see küsimus nagu jääb ja, et mis see siis on, et kas kui ma hommikul kell 9 alustan tööpäeva, et kas see tähendab seda, et ma panen selle peakomplekti endale pähe ja pärast tööd veel suhtlen ka mingite tüüpidega, et siis õhtul kell 11 võtan selle peast ära või. Aga ega seda me ei saagi teada enne, kui need asjad reaalselt väljas on. Sest ega enne nutitelefoni tulekut, kes oleks öelnud, et me viitsime päev läbi seda scrollida, vaadata ja õhtul ka veel ja ei taha õhtul magama jääda, ma ikka veel vaatan oma ekraanikest, pisikest ja kõike. Nii et selles mõttes võib juhtuda, et me satume sinna sõltuvusse. Ja ütleme need inimesed, kes ütlevad, et see on ju nii antisotsiaalne, et kas sa tõesti tahaksid panna selle kopsiku pähe ja kaduda kogu maailma eest nagu tundideks ära. Proovige suhelda mingi inimesega, kes on ninapidi telefonis, eks, et tal ei ole see peas, tal on see käes, aga ta tegelikult kõigi oma meeltega praktiliselt on ju seal. Ta ei kuule sind, ta ei näe sind, eks ta ei pööra sulle tähelepanu, et ma arvan, et selle nagu teetähise me juba oleme ületanud, aga võib-olla siin on see endale valetamise moment, et ma olen ikkagi osa maailmast, mis siis, et mul on telefon käes. Et ma istun seal bussis või lennukis või kuskil või kontoris, et ma olen koosolekul ja ma olen ju siin. Mis siis, et mul on telefon käes, aga tegelikult see ei ole. Aga endale valetamine on samas nagu väga tugev jõud, eks? Just.
ma arvan, et sukk on ka selles väga tugev muide. Endale valetamises. Just, sellepärast, et siis ta suudab ka meile kõigile maha müüa oma tooted. Ja aga ühesõnaga see Meta tänane ja mitte nii väga hea peakomplekt maksab $400 ja nüüd arvatakse, et see uus, mis kõiki neid kihvte asju suudab, on märkimisväärselt kallim. Märkimisväärselt tähendab, ma arvan, vähemalt 2 korda, ehk siis paneme selle hinna 800 juurde või rohkem, võib-olla on ta 1800 või me ei tea, on ju, et vaatame, kuidas selle nii-öelda massi adoptsiooniga on, et aga samas nutitelefon ei ole ka odav seade, eks, et ei maksa 50 €. Ma arvan, keskmine nutitelefoni hind, kui me kogu Eesti võtame, on kindlasti sadades eurodes. Ja inimesed ostavad, ei kujuta ettegi, et väga paljud inimesed meie kõrvalt, ma arvan, tugev 3/4 või rohkem ei kujuta ette, et nad ei kulutaks oma elus sadu eurosid nutitelefoni peale. Ja see on vältimatu väljaminek. Ja. Nii et näeme, ärme lase põhja asja, mida ei ole, aga ma arvan, et see horisont on või see asi, mida nad ehitavad, on pika vinnaga ja kas see tuleb just sealt nii-öelda Facebookist välja, selles ma ikkagi julgen juba ette kahelda, et tavaliselt sellised kihvtid asjad tulevad mingitest kohtadest, kus me ei oska oodata. Ja võib vabalt Nokia olla. Nii on. Jah, võib küll jah. Aga selged on, et jääme ootama, vaatama. Mainime võib-olla vära siin, mis lõppenud nädalal huvitavat juhtus LastPassi puhul. Ebameeldivad uudised. LastPass on üks suurimaid parooli haldustarkvarasid, mis siin teiste suuremate nagu OnePasswordi ja teiste kõrval, kes on ikkagi üks peamine lahendus nendele inimestele, kes tahavad oma üle pea kasvavat paroolimajandust natuke kontrolli alla võtta ja LastPassil oli siis sattus edukate ründajate eesmärgiks. Aga mitte, see mõttes, et mitte nagu midagi otseselt ei häkitud ära tehnilise vea tõttu, vaid see on huvitav rünnaku stiil, mida on viimasel ajal päris palju ette tulnud, et rünnatakse inimest seal asutuse sees. Ma saan aru, et mingi arendaja konto põhimõtteliselt võeti üle ja siis sul on hop ligipääs väga paljudele asjadele, kui sa suudad ühe, ja see firmas töötab tõenäoliselt sadu ja sadu arendajaid, eks, et see tõenäosus, et see ühe neist kuidagi vahele võtad, ära häkid, mis iganes õngitsusrünnakuga meelitad kuhugi, et see tõenäosus on päris suur. Ja nad ütlevad küll, et praegu lõppkasutajad ei pea midagi tegema, et ei ole põhjust muretseda oma paroolide pärast, asja uuritakse, mida ründajad vist said kätte on osa tarkvara lähtekoodist, mis mõnes mõttes ei tohiks olla probleem, et hästi kirjutatud tarkvara on selline, et kui sa näed seda nii-öelda köögi poolt või koogi retsepti, see ei tohiks sulle anda mingisugust eelist selles osas, et leida mingid nõrgad kohad sealt üles. Loodame, et see nii on. Jah, aga samas mina selle peale küll, ma selles väga kindel ei oleks ausalt öeldes, sest et muide lõppenud nädal ju tõi veel väga huvitavaid uudiseid selle kohta, et Ameerikas ilmus välja üks vilepuhuja, kes väitis, et Twitteri turvalisus on absoluutselt alla igasugust arvestust, kuni selleni välja, et Twitteri tiimis töötab suht kindlasti vähemalt üks välisriigi agent ja et inimeste omavahelised vestlused, konto, turvalisused, kõik asjad on ligadi-logadi, korralikult krüptimata, näha inimestele, kes ei peaks neid nägema, nii edasi. Ja see vilepuhuja väga huvitaval kombel oli endine Twitteri turvapealik. Ja, väga veider lugu. See oli aastaid tema ülesanne ja nüüd ta vallandati aasta alguses või isegi veel suhteliselt hiljuti. Eks see viimasel ajal vallandati ja selle peale ta läks siis USA võimude juurde vilet puhuma, kui halvasti on kõik Twitteris. Kuidagi meenub nagu paralleel looga, kus üks kõrge lobist aitas Uberit maha müüa eri riikides ja siis pärast tuli välja looga kurtis, et see kõik on nii ebamoraalne. Ja kõvasti müüdud. aga vaata, see on, oleks see mingi selline tavaline, mõnes mõttes nagu tavaline töötaja või reatöötaja, siis me võiks öelda, et ta ei teadnud kõike ja talle ei näidatud nagu nii ja ta kujutab endale asju ette. Aga turvapealik, ma arvan, teab suhteliselt hästi, mis ta teeb. Ja selle taga veel on see, et ka Elon Musk, kes siin vahepeal Twitterit ostmas oli, esitas kohtunõude Twitteri endiselt juhilt ja suuromanikult Jack Dorsilt mingite dokumentide kättesaamiseks. Ja need kõik asjad on, kõik ütlevad, et need ei ole üldse omavahel seotud, aga selle sama turvapealiku palkas Jack Dorsey ise
ja noh, see turvapealik oli väga palju nagu Jack Dorsey mees, kes seal Twitteris oli, aga paranoia inimesed räägivad, et Jack Dorsey umbes ise organiseeris selle, et Elon Musk kaebaks ta kohtusse, et ta oleks sunnitud mingeid dokumente Elon Muskile näitama ja noh, see on hästi suur Ladina-Ameerika seebiooper toimub seal, aga ikkagi see küsimus, et kuidas see turvalisus siis ikkagi reaalselt nendes meie maailma jaoks väga olulistes ettevõtetes on korraldatud, noh ja kui keegi minu käest küsiks, et kas on korraldatud, siis ma pigem ütleks, et see ei ole nii hästi korraldatud, kui me siin tahame arvata. Ja siin on muide üks väike nüanss, mis on väga oluline rääkida, täpselt see näide, et kui sul on ründajad sihivad mõnda töötajat, saavad ligi siis mingisuguse kaitstud infole, mida nad sellega teha saavad. Et nagu ma tahan loota, et LastPass on korralikult ehitatud ja seal sa saad lähtekoodi ja selle tõttu sa ei saa ligi kõikide klientide paroolidele, mis on muide paralleelselt täpselt õppetund Twitteri probleemist. Twitteri privaatsõnumid, DM-id ei ole nii-öelda otspünktides krüpteeritud, et mina saadan sulle selle DM-i, siis peaksin seda saama lugeda mina oma Twitteri kontoga ja sina oma Twitteri kontoga, aga Twitter ei ole seda valikut teinud ja tänu sellele on võimalik nii-öelda huvitatud riikidel, luureteenistustel värvata Twitterist töötajaid ühel või teisel moel, kellel on siis nagu kolmanda osapoolena ligipääs igasugusena sõnumitele. Et see tegelikult on ka sellise IT-arhitektuuri ja lähenemise küsimus, et sa ei saa lootma jääda, et sinu töötajad on lojaalsed, sest et noh, mis iganes maailmas juhtub. Ja ikkagi kõik need vilepuhumised ja kõik need häkkimised, need pigem näitavad, et nende inimestel ikkagi on nagu tuline õigus, kes ütlevad, et kui sa midagi internetti paned, siis arvesta sellega, et see võib tulla välja, isegi kui sa usud, et see on turvaline ja privaatne. Et need suured firmad ikkagi, need koosnevad ju inimestest ja väga suurtel IT-firmadel on siin kümneid, kui mitte 100 000 töötajaid. Ja puht inimlikult on nagu võimatu arvestada sellega, et need inimesed on kõik ilusad ja head ja ülitargad ja teavad, mis nad teevad ja protsessid on hästi juhitud, et ma arvan, siin on hea selline enesekontroll on, et mõelge selle ettevõtte peale, kus te ise töötate. Ja mõelge, kas nagu täitsa nagu sisemise veendumuse kohaselt, kas seal on asjad nagu hästi ja nii nagu nad peaksid olema. No mina ei ole näinud sellist ettevõtet, iga ettevõtte sees on tegelikult üli palju lahtisi otsi, mingeid, et kuidas vorsti tehakse. Ja ükskõik, mis ettevõte see on. See on mingi kohvik kuskil või see on maailma suurimaid IT-firmasid. Mingis mõttes selline ehitamisega kaasnev korralagedus on alati igal pool olemas. Ja oluline, kuidas lihtsalt reageeritakse võib-olla ka siis sellele, et kas on mõni vilepuhuja, kes ütleb, et teda pole aastaid kuulatud ja ta läheb rääkima või probleeme teadvustatakse. Ja, aga kui me räägime siin juba suurtest ettevõtetest, Sans, mida Apple välja toob umbes täpselt nädala aja pärast? Nüüd on see nädalane moratoorium, nüüd ei tohi midagi osta ühtegi Apple'i toodet igaks juhuks. Ja ma arvan, et see on kõige tähtsam uudis praegu kõigil inimestel, et kuulge, et hoidke nüüd hobuseid, kui tulete ostma mingeid asju. Eriti iPhone, jah. Jah. 7. september on nüüd, kui ma õigesti näen, on järgmise nädala kolmapäev. 7. september peaks ütles Apple, et neil on tulemas suur üritus. Andis sellise vihjeid täis kutse, muidugi ametlikult midagi ei öelnud, aga mida me teame, et kindlasti on tulemas ikkagi uus iPhone 14 ja eriti ootavad siin tööstusharuga kursis olevad allikad iPhone 14 Prod ja Pro Maxi, millest peaks olema midagi huvitavat. Aga mis see on, nüüd on see koht, kus kõik, kes kasutavad Android-telefone, võivad minna võileiba tegema kööki, sest oodatakse iPhone'ilt suurema sensoriga kaameraid, oodatakse sellist ekraani telefonil, mis kunagi ära ei kustu, alati püsib mingi pilt ees, kas või kellaaeg. Ja muid uuendusi, mis iPhone'i maailmas on võimsad, aga üldisel nutitelefonile turul ei ole midagi erakordset. Mida veel ma vaatasin on kellaseeriad, uus seeria kell, peaks tulema 8. seeria kell, mille puhul huvitavam on siis mingisugune uus Pro versioon, mis peaks olema kuidagi vastupidavam, kas löökidele, kasutuseks, kas sellel on ka pikema vastupidavusega aku, kõik tahaksid väga teada, eks me siis kuuleme, aga millegipärast ma ei tea, mu sisetunne ütleb, et ei maksa väga loota. Ja
uued kõrvaklapid vist ka. USB-C-ga, mina oleksin väga rahul ja veendud, kui ma saaks sellest Apple'i Lightning kaablist lahti, kui oleks USB-C-ga iPhone, oleks USB-C-ga iPhone, need iPods Pro kõrvaklapid. Et ma ühe kaabli saaksin oma elust eemaldada, aga selleks vist oleks väga seda, järgmisel aastal me küll ootame seda kindlasti, kui mitte juba sel aastal, et see võib olla selline väike, aga samas suur mugavusuudis väga paljudele Apple'i kasutajatele. Sest Apple ise on ka ju lõhki, et väga paljud tooted ongi USB-C peal. Ka laadimise mõttes, eks ole, sülearvutid, enamus iPad isegi. Ja nii edasi, aga siis ja mõned tooted on jäänud selle pagana Lightningu peale ja mingit otsest põhjust selleks nagu ei ole, et pigem on ikkagi kõik veendunud, et nad selle Apple'i enda Lightning kaabli pealt liiguvad millalgi ära USB-C peale. Ja ma väga loodan, et see on nädala aja pärast, sest mul on nendest kaablitega žongleerimisest ikka täitsa kõrini. No võt, küllap me saame rääkida ilmselt mitte järgmises saates, sellepärast, et siis on veel natukene aega ürituseni, aga 2 nädala pärast kindlasti uutest seadmetest, nii et jääme neid siis ootama. Ja nüüd jätkame juttu meil saates liitunud külalisega, kelleks on Mihkel Selgard. Tere Mihkel! Tere, Ants. Siin on väga hästi kosta, sa oled ilmselt hea ühendus otsas ja räägimegi sellest, et Eesti internetiteenuse pakkuda turule tuli mõni aeg tagasi uus teenusepakkuja, rahvusvaheline, kes pakub satelliitidega, see on siis Starlink ja Mihkel on, ei tea tõesti mitmes, aga ilmselt üks esimestest Eestis, kes selle ühenduse endale sai. No esimene küsimus sulle, Mihkel, mis ühendus otsas sa praegu oled? Kui sa millest saata saad? Praegu ma kahjuks tulin tagasi just linna, aga nüüd 2 viimast nädalavahetust on ikka saanud korralikult selle Starlinki nagu läbi testida nii suht tõsiselt, aga praegu Telia. Ahaa, no 2 nädalavahetust, see 2 nädalavahetust tagasi alles kuulutati välja umbes see Starlink või sa oled ikkagi väga-väga ruttu said selle ühenduse endale kuidagi? Ja selles mõttes ma kogu ajalugu on suhteliselt siuke, et mul seal Vikipalu metsade vahel on nagu olnud suhteliselt niru see erinevate mobiilse interneti pakkujate nagu ühendused, et ma olen nagu katsetanud nii Teliat kui Elisat, aga kumbki nagu väga üle 10 megabitti seal ei tule, ja siis ma mõtlesin, et ma panen ennast sinna sellesse Starlinki ootejärjekorda ja ma panin paar kuud tagasi, sest et ma olin ise nagu suvel suht palju tegelikult enne seda linnas, sest mul oli nagu mingid sellised tööasju vaata ja seal naisega tahtsin maal mõnikord neid videokõnesi pidada, aga see hakkas ikka väga-väga hullusti nagu läägima ja mitte midagi nagu ei tulnud ja siis mõtlesin, et okei, aitab nagu sellest jamast, et panin sinna ootejärjekorda ja siis maksin see $99 ära, tolvel hetkel veel oli see kurss vähemalt parem, et sai kasumiga nagu ja siis aga seal ütles ta, et esimene kvartal 2023 on ja aga tuli nagu varem ja siis kui see päeval välja uudis tuli, siis ma sain ka kirja, et kui sa oma järjekorra kohta kaotada ei taha, et siis telli kohe ära ja siis mõtlesin, et proovime ära. Siis sa panid oma 1000 eurot letti või palju need seadmed olid? 600 tuli maksta, sest et see 99 arvutatakse sealt maha ja seal vist tol hetke hind oli 700 ja nüüd on see 360. Ja selleni me veel jõuame. Selleni me jõuame. Vikipalu, ma pidin ka vaatama kaardi pealt, palun väga vabandust kõikide inimeste käest, kes teavad. See on Harjumaal. Kellel on Vikipalu südames ja mõtlevad, et kuidas see loll ei tea nüüd, kus see Vikipalu on, aga see ei ole Tallinnast kaugel, on ju. See on tegelikult Kuusalust natuke lõunasse, see on tegelikult Aegviidu rongi tee peal sisuliselt see koht, eks. See ei ole mingi täielik nagu Eesti mõistes mingi hull perifeeria, see on Tallinnast mõnikümmend kilomeetrit. Jaa, ei seda küll, et see on ja Kehra paberivabrik on ise seal väga lähedal, aga ma see tegelikult, kui aus olles ma kirjutasin sinna Teliasse, et kuidas millised need ühenduse variandid on, et pidasin väga pika ja meeldiva kõne ühe Telia töötajaga sel teemal ja siis ta ütles, et 5G niipea ei tule sinna, et ta jääb selliseks valgeks lajuks teile sinna ja see ütles, et ka kui püsiühenduse, kus ütles, et vist isegi selle ringi kaabel pidi sealt kuskilt läbi minema, aga ta ütles, et arvestage umbes 10 000 väljaminekuga, et nad ei on nagu ütlesid, et peate leppima selle olukorraga, mis on nagu.
sinu see asukoht on siis ütleme, ei ole kuskil suure küla või alevi keskel, vaid ikkagi eemal tsivilisatsioonist natukene. Ja ikka selles mõttes, et ma ütleks nii, et 10 aastat tagasi oli laius selle koha peal mets tegelikult selles mõttes, kus see asumine praegu on seal. Aga mobiililevi nagu öeldakse Eestis, et 4G minu kogemuse järgi ka, eks, et 4G on Eestis ikkagi pigem fantastiliselt hea, kuigi ma olen nõus absoluutselt tunnistama, et kindlasti on kohti, kus ta on fantastiliselt kehva või teda pole üldse. Kuhu see sinu Vikipalu kant nagu langeb, kas sul oli seal siiamaani midagi või ei olnud? No ta midagi nagu oli, aga mina ütleks, et see üldjuhul piirdus seal umbes 10-15 megabitti sekundis, see oli nagu väga hea ja tulemus ja siis ja selle allalaadimine jah. Ja see on allalaadimine, üleslaadimist ma ei hakka rääkima selles mõttes, see oli seal kilobaitides on ja selles mõttes, et see ei olnud väga seal alternatiive ei olnud keegi osanud pakkuda. Ma Tele2-ni ei jõudnud veel, aga ma arvan, et kui te Starlink poleks ette jõudnud, siis ma jõuks võib-olla mingi Tele2-ga ära jõudnud proovida seal metsade vahel. Nii et ikkagi selline lugu, et Tallinn on põhimõtteliselt külje all, natukene tsivilisatsiooniga oled nagu peaaegu ikkagi selle rüpes, aga normaalselt ühendust ei oleks saanud, kui sa ei oleks 1000 eurosid tahtnud maksta. No põhimõtteliselt küll jah, selles mõttes, et see nii nad mul ütlesid selles mõttes sealt ja meil on kusjuures isegi Telia see üks teise seal kõrvalmajas on see võimenduse kontein, väliantein välja pandud ja seal on võib-olla seal natuke suunandamist natuke vaja teha rohkem, aga seal jäi kuskil 4 megabitti kanti, et Telia TV vaatad ära, aga sellega see asi seal ka piirdus selles mõttes. Nii, aga nüüd siis Mihkel, Elon Musk saatis sulle paki ühel hetkel, jah, maksid oma ligi 1000 eurot, kus kohast üldse tuli, kas tuli Euroopast või tuli Ameerikast, pidid tolli ka veel peale maksma? Ei, ta tuleb Euroopast, et seal tuleb DHL-i jälgimisnumber ja siis sa ootad seda sealt Saksamaalt nädal aega umbes. Ja mis seal pakis on? Sa teed selle lahti, mis sa said sealt? No seal on see pann on seal sees, mis on küll nüüd niukene, ma ütleks mingi 40 senti korda 30 senti ristkülik tegelikult, seal all on üks jalg, mille sa saab panna ja siis on see vastuvõtmisjaam, mis näeb välja nagu tavaline wifi ruuter, aga kaalub nagu tunduvalt rohkem, et seal on nagu mingit muud kola sisse pandud, mis teeb seda nagu tõsiselt palju raskemaks. Aga ta teeb wifi't ka või sa wifi pead veel eraldi sinna külge haakima kuidagi? See on wifi on seal sees, et kui sa hakkad seda seta püsti panema tegema, siis juhtub see, et siis sa seadistadki ära ka selle wifi võrgu sinna enda köö, see on esimene samm. Tähendab enne, kui ta hakkab seda satelliiti paika nagu korrigeerima selles mõttes, et ta võtab lihtsalt mingi. Ma tahtsin öelda, et tavaliselt Eesti, kui sa tellid endale internetiühenduse, siis on operaator, tuleb tehnik sinult koju, teeb sinust tegelikult selle töö ära. Starlinkiga on ju, sa saad ainult DHL-ilt paki ja siis oli sinu töö hakata seda üles seadma ja leidma seda kõik, kuidas see käib, eks? Ja, aga see karbises ei ole isegi manuaaline, et seal on umbes niisugune suur papi leht, kus on põhimõtteliselt 3 pilti peal, et ühenda see juhe selle juhtmega, see juhe selle juhtmega ja kolmas juhe ongi, et ühenda juhe seina ja siis hakkab ootama selles mõttes, et aga kui oleme ausad, kui ma selle esimest korda kätte sain ja need asjad ära sain ühendatud, siis sa jäädki nagu ta nagu ei tee mitte midagi nagu selles mõttes, ta jääb nagu paigale, ütleb, et ühendust ei ole, otsib või midagi siukene nagu, kui sa selle äpi käima paned ja siis sa ootad ja mõtled, et võib-olla on sul lihtsalt 1000 euri nagu kasutatud rauda, kes hoovi nagu selles mõttes. Aga mis see siis oli, kas ta siis oli mingi esmane seadistamine või selle satelliidi signaali otsimine või mis toimus? Ja see on nagu, kui sa seal äpis ütleb, siis ta ütleb, et ta otsib, on ju. Aga see, mis on nagu kõige öeldakse, et sa peaksid enne seda võtma selle äpi lahti, selle Starlinki äpi ja seal sees nagu vaatama nagu taevast läbi seal on niisugune funktsionaalsus, et otsi nagu kohta oma satelliidi sellele asukohta ja siis sa pead nagu taeva poole näitama, aga kahjuks see funktsionaalsus, ma ei tea, kas Eestis ei tööta või lihtsalt minu 2 Androidi ja 1 iPadi peal ei töötanud see asi. Ta lihtsalt viskab pildi taskusse ja seda otsimist ei saanud, on ju. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, ma panen selle terrassi peale ühe laua nurga peale, vaata mis saab, et kas hakkab tööle või ei hakka tööle nagu selles mõttes.
Noh, pärast õigemini, seal on üks väike aga, mis juhtus, oli see, et ma tellisin selle alguses oma selle siia linna aadressi peale. Aga Starlink on nüüd siis piiratud on ju selles mõttes asukohaga, kuhu sa selle panna tahad. Ja kui ta nüüd tuvastas selle ära, et ma olen siiski teises kohas selle panniga, siis ütles, et selles piirkonnas ei ole midagi teha, et sa pead nagu seda asukohta muutma ja põhimõtteliselt nagu seda protsessi uuesti peale hakkama selles mõttes. Esimene soovitus oli muidugi tellida uus Starlink. No. Ja ma arvan, et see on hea koht ette lugeda Allan Martinsoni postitus Facebookis. See on avalik postitus, muidu ma peaks ütlema, et üks saatekuulaja postitas, aga Allan on Facebookis kirjutanud maakodus rohkem kui 250 megabitti kiirusega internet 60 € eest kuus. Telia Elisa tehke järgi ja tema muljed on sellised, et asjade karbist väljavõtmine ja ülespanemine võttis umbes minuti, üks juhe seina, teine ruuterist antenni ja siis see satelliit keeras ennast lõuna suunda. Aga temal oli ka selline mure, et esimesel 2 päeval ta ei saanud internetti kätte ja põhjus oli ilmselt selles, et esmane registreerimine oli Tallinna aadressile ja siis ta tõstis Saaremaale selle ümber ja ta kirjutas Starlinki toote toele või sinna toe mingile meiliaadressile või kuhugi ja see lahendas paari tunniga olukorra ja esimene päev tuli tal 20–40 megabitti alla, kuid siis hakkas taevast voolama uskumatult kiire 250 megabitti sekundis downlink, mis on 2,5 korda enam kui Starlink ise lubab ja upload on kogu aeg 20 megabitti kandis. Ja temal oli sama lugu, et need, mis mobiilioperaatorid pakkusid, olid seal 6-7 megabitti sekundis ja Telia toob tal 50, aga 250 on ikkagi täiesti teine tera. Mis need sinu kiirused siis, Mihkel, on, kui me räägime nüüd sellest, et kui hea see asi on või ei ole? Oi, see on ikka öö ja päev, selles mõttes, et minu vahemikud jäävad seal sama 160 ja 220 vahele, et ta kõigub, aga tal vist mingitel hetkedel, kui ta satub, ma ei tea, mida ta teeb, aga ta mingitel hetkel nagu toimuvad niisugused katkestused, need on niisugused hästi lühiajalised. Kui sa nagu telekat vaatad või interneti surfad, sa ei saa selle aru, aga kui sa VPN-is oled, siis kui see VPN on nagu väga tundlik, siis ta viskab sind VPN-ist välja visata. Või kui sa midagi suurt erakordselt olulist alla või üles laed, siis võib olla probleem, eks? Jah, seda küll. Kui tihti aga need katkestused, kas need on nagu, ma ei tea, kord veerand tunni jooksul või kord päevas või mis sagedus umbes on? No see, kui ma eelmine nädal tegin, siis ta vist jäi mingisugune maja nurku midagi ette, siis ta tegi seda nagu iga minut tagant niisuguse väikse hästi lühikese katkestuse. Aga kui ma viisin natuke kaugemale majast, siis ta nagu on see kadus ära vaata selles mõttes, et ta siis sa ei ole nagu, aga ma ütlen, kui sa tavalist surfamist teed, sa ei saa seda lihtsalt aru. Tavalise ja muidugi ei saa, aga et kui mingisugune, tõesti, ma ei tea, minu näiteks töö seisneb selles, et ma paar korda nädalas laen 4 gigaseid faile üles, et võib-olla see oleks probleem, ma ei tea, võib-olla mingid teenused oskavad sellise katkestusega hakkama saada, kui upload kukub maha, et ei tea. Ja, aga üleskiire laadimiskiirus samamoodi 20 kanti, et see on ikka väga drastiline erinevus sellega, mis ta on. Aga mis ma võin öelda, et sa saab seda õnneks seda asukohta siiski ka ise seal sees ära muuta nagu läbi selle konto, et mina muutsin selle ära, et ma ei saanud muidugi täpselt aadressi panna sinna, lihtsalt lasin tal põhimõtteliselt on need interneti koordinaadid seal, aga ainukene suurem probleem, mis ma nagu kõigist nendest, kui mul on igasuguseid streamingu teenuseid, siis on Go3, mis ei tööta Starlinkiga nagu selles mõttes. Huvitav, miks? Kas seal et sa tahad teenust vaadata ja mis siis juhtub? Ta lihtsalt ei avane, et ta jääb nagu väga hangub ära ja kuna minu põhiline streamingu vahend seal teleka jaos on Chromecast või Google TV ja seal nagu äpina on see kasutusel ja ta lihtsalt ei tööta ja ma suhtlesin tegelikult Go3 klienditoega ja nende suur veendumus on see, et ma kasutan VPN-i. Ja esimene hoog oli, ütlesid, et Starlinki pole Eestis saada ja et palun pange oma VPN kinni.
Teil on VPN nimega Starlink, et palun lõpetage selle kasutamine. ja, aga no selle, et ma nagu kindluse mõttes tahtsin üle kontrollida, siis ma Telia TV, mis on samamoodi seal äpi kasutuses, töötab ilma probleemideta. Apollo TV, täna on lihtsalt huvi pärast tahtsin katsetada, töötab ideaalselt. Viaplay töötas samamoodi ilma suurte probleemita, nii et ainukene, kellega nagu see hakkama ei saa, on see Go3 selles mõttes. Et ja ma arvasin, et noh, et eelmine nädal võib-olla lihtsalt äkki mul vale IP aadress ja lasin uuendada, mida iganes, tulin see nädal uuesti mitte midagi. Aga see pigem tundub siis, et see küsimus, et mitte, et nagu Starlink piiraks streamingu teenuste kasutamist, vaid et pigem tundub see pudelikael olevat Go3 poolel. Ja noh, nii et ma võin käsi südamel panna, et selle ma võin kõige muu jaoks kasutada VPN-i, aga selle jaoks ma nüüd VPN-i küll ei kasuta nagu selles mõttes. Kuidas selle sama vastuvõtja asukohaga on? Ma mäletan, kui Starlink tuli, siis ja Eestis teda ei olnud veel ja siis need Ameerika erinevad tehnoloogia väljaanded testisid ja siis neil oli ikkagi jutud olid, et puuleht langeb, siis katkeb ühendus, eks ole, vihma sajab, katkeb ühendus, et ta on hästi pirtsakas nagu sellise lageda platsi suhtes või et ta tahab nagu enda ümber mingit ruumi, et ta näeks seda satelliiti otse, kui see satelliit temast mööda lendab, et kuhu sina panid selle vastuvõtja ja sa juba ütlesid, et majanurk jäi ette, et pidid metsa maha võtma, et oleks ümber lage plats. Ei, selles mõttes, et kusjuures ma kuulin seda saadet ja mõtlesin, ma ei tea, et mul täpselt seal on maja taga nagu kõrged kuused on ja nagu reaalselt otse maja taga ja selle aga tulin, panin selle ja siis kuna ta keerab ennast ise, ma lootsin, et ta keerab teise poole, kus on tõesti lage plats, aga ta keeras täpselt sinna metsa poole. Ja see nagu see mets ja puud seal ei tunde nagu üldse takistavat, aga see ongi nagu siuke hästi väike majanurk, mis sealt jääb nagu üle paistma, see nagu segas, aga kui sa nagu tõin paar meetrit edasi, see siis tundus, et see lahendas ka selle probleemi ära, et ja siis ta muidugi läks natuke madalamale, siis ma tõstsin ta terrassi pealt nagu muru peale põhimõtteliselt selles mõttes. Aga mõeldud on, et see vastuvõtja ongi ikkagi õueseks, ta ei ole sul toas akna peal, vaid ta peab olema lageda taeva all. Ja, see ta tundub, ta lihtsalt, kui on mingi nagu füüsiline takistus tundub ees olevat, siis ta ei saa nagu hakkama selles mõttes. Aga Eesti kliimat sa arvad, et ta kannatab või hakkab lund sadama sul talvel, rahe tuleb? Ma ei tea, ta on selles mõttes, ta ise tundub nagu suht tugev olevat, aga see pealispind on niisugune, tundub plastikuline selles mõttes, et ta ei tundu, et saab näha esimesed, kui ta talvel nagu välja võtab, proovib korra ära, aga õnneks on praegu, et ta on nagu rohkem suve jaoks, et tõstab selle praegu sisse, kuigi plaan on ta ikkagi lõpuks katusele saada selles mõttes, et ta jääks nagu sinna hovi peal ette vaata selles mõttes. Aga jah, ma saab näha. No ilmselt kui on ikkagi tegu mõeldud väliantenniga, siis iga Eesti kliima nüüd suure laia Ameerikaga võrreldes ka nüüd nii erandlik ei ole. Küllap peab vastu, eks? No jah, saab näha. Kuigi ma saan aru, et ta nagu... Ei, ma hakkasin küsima, et kas sa oled kasutanud ka midagi, kus sa näed palju selle asja selline latentsus või lag või ping on, et sellisel ühendusel. Kaua see satelliidiühendusel ring on? No mis ta nagu, see on nagu kaks erinevat, see üks on, mis ta äpi sees on, seal ta näitab kuskil 30-40 millisekundit on ja. Aga kui võtta nagu speed test või fast.com'i need andmed ette, siis seal ta läheb ikkagi 70 kanti selles mõttes, et aga see on nagu stabiilselt see kuskil 70 peal. See on päris palju. See on päris palju jah, seda ma ei tegelikult arvestanud seda, et ta nagu nii kõrge on. Aga see jääb samaks, mis on nagu keskmine 4G mobiiliga selles mõttes. Ma täitsa mõtlen, et vaata, meie teeme siin oma saateid ju virtuaalstuudios, nagu me praegugi oleme, eks, ja ping on nagu erakordselt oluline. Ma arvan, et seal ei ole suurt vahet, kas ta on 5 või 10 või 20, eks ole, aga mingil hetkel hakkab nagu selgelt olema see, et sina lõpetad juttu, mina tahan rääkida, siis sa veel ei kuule, eks ole, et kõik need asjad nagu jooksevad kuidagi sassi, et praegu sa oled küll nii-öelda tavalise ühenduse otsas, kus ma arvan, et su ping on normaalne, aga huvitav oleks täitsa millalgi proovida, et kuidas siis nende üle Starlinki saadet teha oleks, kuigi neid inimesi palju Eestis ei ole. Ma arvan, et kas sa Zoomi ja neid igasugused Teamse ja neid oled proovinud teha?
see praegu ei ole vaata selles mõttes, et ma nädala sees olen ikkagi rohkem linnas selles mõttes, aga miks oli ka üks põhjus, miks eelmine aasta mõtlesin, ma proovin nagu suvel rohkem nagu teha seda remote work'i nagu maalt, aga see lõppes väga, väga ruttu, sellepärast et seal tuli juba see mobiilne ping oli nii hull, et see pilt ja video enam ei läinud kokku ja tekst ei läinud kokku ja see oli nagu hunnik häda on ja selles mõttes, aga tegelikult tahaks küll jah proovida ise ka ära selles mõttes. Võib-olla järgmine suvi Kuidas sa nüüd selles mõttes rahul oled selle teenusega, mis sa selle raha eest oled saanud, et nagu me alguses rääkisime, sul oli seal 700 eurot või? Oli sul siis nagu esialgne raha, mille sa pidi välja käima ja palju sa nüüd iga kuu maksad selle eest? No nüüd kukkus 60 peale on ja selles mõttes. Ma sain kohe kirja ja siis ma olin nagu tegelikult minu jaoks nagu väga suurenenud internetikulu ei olnud, sellepärast et põhimõtteliselt samaks. Mul oli nagu suhteliselt kallis mobiilne internet seal kasutusel ja no see ja nüüd mu Telia interneti hind tuleb ka alla, siis tegelikult nagu jää nulli selles mõttes enda jaoks, et see internetikulu maal tuleb. Et sa tundub, et ütleme sinu kui kasutaja seisukohast on see nagu mõistlik hind, õiglane hind selle asja eest, mis sa vastu saad. Ja see igal juhul ma olen nagu ma olin nagu oleks võib-olla seal kui ta oleks kiiruseks 60-70 peale mõelnud, et no ei tagas tasub ära nagu selles mõttes, aga kui sa nagu praegusel hetkel ikkagi minimaalne on 160 ja üle selle, siis ma ei näe nagu probleemi. Aga alguses sa juba mainisid ka, et alla on tulnud ka see hind, mis on see esialgne nii-öelda seadmete tasu, jah, mis on nüüd siis poole soodsam või? Jah, see läks jah nüüd vist tuntavalt alla. No, ütleme nii, et early adapteri palud on nagu põhimõtteliselt. Just sama tahtsin öelda, et noh, seda tuleb kanda seda valu selle eest, et on teistele pärast mõnusam. Aga ma kuulan su juttu ja mõtlen, et noh, et see laiem diskussioon pärast Starlinki Eestisse tulekut oli see, et kas nad ikka on olulised või on see täiesti suvaline niši nähtus või et kas me peaks olema rõõmsad või jääma ükskõikseks või. Mulle tundub, et ikkagi see Starlink on nagu aitab inimesi kindlasti, kellel on väljaspool siis hea ühendusega kohta mingi aadress ja tegelikult neid kohti Eestis on üllatavalt palju. Aga teisest küljest ma kuulen, et tegelikult ju on õige ka see, et kaabliga ühendus jääb alati selleks pühaks kraaliks, mille poole tasuks püüelda, kui seda vähegi hea hinnaga saaks, et kogu see reageerimisaeg ja kõik muud näitajad. See on huvitav, et mina tegin suvel väga pikalt ikkagi üle 4G asju. Ja no minu elu muutus, siis ma rääkisin siin saates ka, et ma ostsin mingisuguse superruuteri, eks ole, Netgear Nighthawk, mis maksis mitusada eurot, võrreldes selle Huawei taskuruuteriga, mis maksab mitukümmend eurot, on ju 10-kordne hinnavahe. Ja see uus suudab ikkagi nii palju paremaid kiirusid näidata, et ma otseselt nagu ei kurtnud, aga mis oli nagu selgelt probleemiks ja mulle tundub oma sellist töö iseloomu vähemasti vaadates, et mida ma pean tähtsamaks, kui isegi nagu kiirust, on see, et kas see asi on stabiilne ja kas ma saan teda usaldada. Ehk see, kas nagu Mihkel ütles, et kui 60 megabitti alla tuleb on ju või rohkem, et see on põhimõtteliselt good enough valdavale osale nagu inimestest, eks. Sa saad oma koosolekut peetud, saad oma failid saadetud, et see, kas ta on 60 või 90 või 250, rohkem on parem. Aga mis selle 4G nagu selge probleem oli see, et ma nagu 100% teda ikkagi usaldada ei saanud, et olid mingid hetked, kus ta lihtsalt kukkus maha, ma ei tea, jäi aeglaseks, tekkis mingi seisak. Me oleme isegi saateid tegime, kus ma kadusin 5 minutiks ära, eks ole, sest et pidin, ma ei tea, teise ühenduse peale ümber lülitama ja võt kaabliga sükseid asju kunagi üldiselt, kunagi ei saa öelda kunagi, aga tavaliselt ei juhtu. See on ikkagi väga stabiilne ja minu jaoks oleks kindlasti nagu argument, kui see kosmose internet oleks selline, et ma võin kokku leppida, ma ei tea, 3-tunnise seminari üle mingi Teamsi või Zoomi ja ma ei pea muretsema, et mis siis saab, kui ma ei tea, mastist midagi ära kukub. Ja me vist ei saa Mihkel sinu käest seda küsida, et sa päris selliseid piki missioonikriitilisi asju ilmselt ju teinud ei ole selle Starlinkiga. See praegu on nagu natuke vara selle jaoks, aga samas ma vist lugesin, et T-Mobile vist USA's plaanib sama asja, et nagu automaatselt hakkab lülitama selle
Starlinki peale, kui nüüd ühendus seal nendes valgetel laikudel USA-s ära kaob, et selles mõttes, et see on nagu, kui vist kutsuti seda mobiilimassideks taevas või niisugust umbes oli mingi nende lahenduse nimi. Aga jah, selles mõttes, et jah, see tahaks nagu rohkem, aga no ma arvan, et järgmine aasta juhtub, saab seda tõenäoliselt kõvasti rohkem kasutada. Kui ma juures mul endal on ka Nighthawk ja see, aga isegi mul seal maal pidin talle selle võimendusantenni juurde ostma, nii et Õnneks tal on see pesa, eks ole, mida ka paljudel ruuteritel ei ole. Minul hakkas Nighthawk, ma ei tea, Mihkel, kas sinul on ka kogemusi? Mul oli kahtlane tunne, et ta paar korda suvel lihtsalt kuumenes mul üle. Sest ta pani lihtsalt pildi taskusse, täiesti ette hoiatamata. Ja siis ma õppisin ära, et ma hoidsin teda, muidu ma hoidsin teda lapikult maas, on ju, ta on selline lataka kujuline. Aga siis ma hakkasin hoidma teda nagu kitsama serva peal, et lootes, et ta siis on rohkem pinda, kust midagi aurustada saab, ma ei tea, kas see aitab. See minu lahendus lõpuks oligi vast, et mul kogu aeg pidi akna peal olema, et see maja seintest väga ei tahtnud läbi tulla see nett ja siis ta sai otse seda lauspäikest peale, siis ta viskas ka, hakkas kuumenes täiega üle ja nagu õnneks oli see ikkagi viimase enne kuni Starlinkini oli see lahendus, et panid selle välisantenni, tal olid need iminapad sinna selle akna külge ja siis see nagu hoidis selle ülekuumenist vähemaks, et ta oli nagu kuskil varjus nagu reaalselt päikest ei näinud selles mõttes, et see oli nagu minu lahendus seal, aga ta kuumenes lõpuks nii üle, et ta ei olnud enam isegi nõus enam käivituma selles mõttes mitu korda suvel, et ta siis lihtsalt oli, kuni ta see ülekuumenisme anduristid järgi andsid ennast. Ja tal on peal, vaata USB port, mul tekkis mingil hetkel tunne, et ma peaks ostma mingi ventilaatori, eks ole, mis USB-st suudab ennast käitada, lihtsalt paneme tal sinna kõrvale, aga see läheb juba ka nagu häkkimiseks, et aga jah, huvitav probleem iseenesest nii kalli seadmega, et ta nii kuumaks läheb. No nii, Hans. No nii. Kas me oleme veendud või? Me oleme nagu veendunud, et uus tegija on Eesti internetiteenuse pakkuda turul olemas, töötab, inimesed on rahul, on rõõmsad sellega, mis nad saavad. Ja väga tore on seda kuulda. Ma arvan, et tarbijate elu on sellest parem. Ja, kuigi lõpuni, ma endiselt ikkagi ütleks, et kui tuleb keegi pakub fiibrit, mis iganes, riigi raha eest või pead ise võib-olla €200 maksma, siis jah, ka kuulates seda Mihkli juttu, et ma arvan, et see täna on väga paljudele inimestele samm edasi, väga tugev samm edasi see Starlink. Aga kui sul ikkagi aia tagant fiiber läbi kaevatakse, Mihkel, veame kihla, sa laseksid selle tõenäoliselt oma tallu panna? Oi, kindlasti, selles mõttes, et ma olen nagu ise paar aastat kasutanud seda gigabitist interneti, ma tean, et see maksab nagu üle mõistuse kalli, lõpuks ometi hakkad hinnad alla tulema, aga see on nagu siiski nagu tuntav, arvestades nagu seda hulka seadmeid, mis su kodus on, lihtsalt sa nagu saad selle maksimaalse nagu kätte ikka gigabitiga. Elisa just saatis pressiteate mõned päevad tagasi, et nemad siis nüüd toovad gigabitis interneti €70 kuuseks, mis on, mäletame peast, see on seal Telia lähedal minu arust. Jah, €2. Vaikselt tuleb alla, jah. Aga see probleem oli minu arust endiselt see, ütleme, võib-olla üks probleem minu ja sinusuguste jaoks, Mihkel, ja võib-olla Hansusuguste jaoks on see probleem, et palju gigabitt maksab. Aga ma arvan, et see Eesti probleem on see, et aga palju 300 megabitti maksab. Ja seal on, et me saaksime palju rohkemate inimeste elu paremaks, kui 300 megabitti maksaks normaalselt, mitte et gigabitt maksab 70. Ja me teistpeal nagu võiks hakata nagu liikuma rohkem nende 100 megabitiste peale selles mõttes, et see 25 megabitised päris, see on okei hinnaga, aga see 25 võib vabalt ka 100 megabitise interneti hinnaga minust maha müüa nagu selles mõttes. No, minul on näiteks üks suvituspaik on Pärnu südalinnas, täiesti südalinnas, suure tänava ääres ka veel ja ainuke, mida mulle pakutakse on vask ja üle selle vase. See, mis alla tuleb, on ma arvan 50 isegi äkki tänapäeval, aga see, mis üles läheb, eks see on, ma ei tea, kas ta 10 on võib-olla, mis iganes, ta on selgelt liiga vähe ja siis, kui ma rääkisin erinevate operaatoritega, siis võib-olla heal juhul on see meil ülejärgmisel aastal kavas, kui asjad hästi lähevad, on ju, et see tundub mulle, see, et sul seal Wikipalus sa said 4G-ga nii ja naa palju ja sul on see Starlink nüüd,
see on normaalne mõnes mõttes, eks, et me võib-olla ei eelda, et Mihkli tallu Vikipalus peab kohe nagu fiibri viima. Ja see Starlink on nagu vägagi õigustatud, aga see, et Eesti ühe suurema linna südalinnas ei ole ette nähtud ja kõik, isegi kui sa tahad, sellest mina täpselt ikkagi aru ei saa, et kuidas me nii õnnetusseisus oleme. Ei no mul tuli endale meelde, ma elasin umbes 10 aastat tagasi seal Narva maanteel ja seal oli ka Telia oli ainukesena nõus 25 megabitti ADSL-i mulle pakkuma ja põhimõtteliselt seal on nagu seal on Tele2 mast, mis ilmselgelt sai optilist ja kõike muud on ju sel ajal kätte ja mina saan ainult pakkus seda ADSL-i ja ainukene, kes tol hetkel pakkus, oli see Elisa Starman, kes püsiühendust sinna pakkus selles mõttes, et see ei ole nagu, see tundub täiesti müstika tegelikult, et ei suudeta nagu kesklinna nagu igasse majja nagu optika sisse panna nagu. Ja Starmani võrk oli, eks ole ju teisel tehnoloogial, see oli koaksi võrk. Ja see, kus ta on, ma arvan, see on Eesti internetiühenduste statistikat päästnud nagu väga palju, sest üle koaksi nad ikkagi toovad ju 500 alla ja kas äkki oli 50 üles või? Et päris sünkroonset seal ei tehta, aga siiski, see on normaalne, aga võrreldes sellega, mis tuleb üle selle õnnetu vase. Et kui me kunagi nii kaugele ka jõuaks, et jah, suurte linnade nagu keskustes saaks paremat ühendust kui 50 alla ja 10 üles, see oleks päris äge. Võib-olla peab Starlinki võtma, sinna samasse Pärnu südalinna ka. No ma arvan. Jah, miks mitte on ju? Ja täpselt, see nagu, ta tundub nagu, et tema jaoks ei oma tähtsust, kus kohas on peesit on nagu enam-vähem normaalne nagu nähtavus selle taevaga selles mõttes. Starlinki osas ma arvan. Ja. Aga ta on kuradi suur selles mõttes, et see päris nagu pisikesesse autosse, kus sa nagu kõik muu varustus tahad ära mahutada, siis seda Starlinki päris kaasa ei tassi selles mõttes. Mis see 30x40 ei ole nüüd ju, see väikse reisikohvri suurune? Ta on täpselt ta on siuke lennuki reisikohvri suurune on see karp ise, mis nagu tuleb ka sulle. Sa mõtled, see Wi-Fi karp on ka nii suur või? Ei, Wi-Fi karp on ikka tavaline Wi-Fi suurune mõttes, aga sa mõtled seda väliantenni, eks? Ja see kast, mis sul tuleb, on siuke reisikohvri suurune selles mõttes ja kogu kaal, mis on nagu seal paki peal oli umbes 15 kilo. No võt, tõmbame joone alla, töötab, on äge. Pärnu südalinna inimesed võivad ka minna Elon Muski ukse taha rääkimata Vikipalu ja muude palude ja metsade inimestest. Aitäh, Mihkel, soovime jõudu ja ma arvan, me peame siin välja andma sellise poolametliku lubadus, et kui sa kunagi seal oma Starlinki otsas oled, siis teeme ühe mõnetunnise saate, mõtleme mingi hea arutelu teema välja võtame sind siia virtuaalstuudiosse ja katsume teha sellise 2-3 tunnise tõsise diskussiooni ja diskussiooni sisu olgu mis iganes, aga me peamiselt tahame näha, kas Elon Musk annab sulle interneti läbi kosmose kõigiks nendeks 3 tunniks. Ja aga kui sa selle välja reklaamid, siis ta teab spetsiaalselt, ta ütleb, et suunake kõik sinna, et jumala eest tõestame ära. Tõestame ära, jah. Võib-olla me peame tegema mingi 24 tunni striimi näiteks, et ma ei tea, sa paned kamina põlema ja paned veebikaamera sinna ja siis me kanname üle kuskil ja siis vaatame, et kas on Starlink püsti või ei ole või suunad taevasse. Aga aitäh, meil on vist saade ka läbi, Hans, mulle tundub. Nii on. Aitäh kõigile siis kuulamast, osalemast, rääkimast ja tulge järgmine nädal jälle tagasi.